tere, armas teekaaslane, minu nimi Stella Shakti ja täna teeme kaardi lugemise teemal, mis muutuks sinu jaoks sellel suvel. Täna on siin meil selline armas kiilikene meid toetamas kui võimas transformatsiooni energia sümbol. Et kiilid tähistavad siis sellist tõusmist kõrgematesse dimensioonidesse ja enda väe ja enda tõelise olemusega kooskõlla jõudmist. Ja kiilike on ka märguandeks sulle, et kui sa sellel suvel kiilikest näed, siis tuleta neid sõnumeid meelde, mis siit täna läbi tulevad ja mis sind kõnetasid, et midagi väga ilusat tahab meie ellu tulla, sest see on universumi soov meile tuua unistuste täitumise ja kõige kõrgemate kogemuste võimalikkuse. Meil on vaja ennast sellele avada. Ja kellega mul ei ole veel au olnud tutvuda, siis ma olen kanaldaja, energiate õpetaja, olen aastast 2010 siin Eestis aktiivselt tegutsenud ja aidanud üle 700 inimese jõuda reiki maagilisse maailma, et õppida ennast tervendama ja tasakaalustama. Ja minu õpilasjärgnevusest on minu andmetel üle 50 meisterõpetaja tulnud, nii et suur rõõm on olnud maagilise reiki praktikat inimestele tuua. Ja mul on hea meel, et see on saanud aidata tõesti paljusid inimesi. Ja minu kodulehekülje kaudu saate ka tulla kogema erinevaid internetiseminare, e-koolitusi ja meditatsioone iganädalaselt. Ja keda huvitab, siis suvisese pööripäeva internetiseminar koos suure suvise horoskoobiga on samuti mu koduleheküljel ootamas. Kui tahad pöörata oma elu tõesti meeldivamale võnkesagedusele ja tõusta enda kõrgemasse väesse, siis oled väga teretulnud. Ja see, et ma nii kaua olen midagi õpetanud või jaganud, ei tähenda seda, et ma ise sellel teekonnal ei õpi, et ma õpin ise kogu aeg. Ja suhtes olles nüüd oma kaksikleegiga, ma olen näinud nii palju teemasid, mida mul on võimalik veel kõik rohkem süvitsi minna ja ennast suuremasse meisterlikkusesse tuua, nii et olen sellel teekonnal õpilane, nii nagu kõik teisedki, ja mul on seda hea meel teha, sest et see on minu jaoks põnev õppida inimeseks olemise kohta ja seda, kuidas me saame luua just sellise reaalsuse, nagu see meile kõige enam meeldib. Ma olen praeguseks olnud oma kaksikleegiga koos rohkem kui 2 aastat ja see teekond on olnud äärmiselt kirev ja suurte kogemustega, aga võin ausalt tunnistada, et ma ei vahetaks seda kiirõpet ja väga aktiivset koos arenemist ja koos kasvamist mitte millegi vastu, isegi kui see on olnud mingites kohtades väga ebamugav alguses. Ja tänases kaardilugemises tahangi tuua sulle sõnumeid, mis võivad sind sinu teekonnal aidata, et kui sa oled tundnud, et sa oled suurte õppeprotsesside keskel, et mida siis elu tahab sulle tuua, et kuhu suunas oma pilk pöörata. Tihtipeale meie elukogemus võib olla selline, kus me oleme kogenud erinevaid asju ja on lihtne jääda sinna minevikku sobrama või mõtlema sellele, mis kõik oli või mis kõik toimus ja miks nii oli. Aga on ka aegu, kus meil on vaja pilk pöörata tulevikku. Ja tänases kaardilugemises ma palungi algallika ja inglite ja sinu kaitseinglite ja kõikide meie kõrgemate minade toetust ja juhatust, et tuleksid läbi just need sõnumid, et me saaksime selgemalt aru, kuhu suunas elu meid kutsub, mis on meie kõrgem potentsiaal ja kuidas me sinna kõige terviklikumal ja tervislikumal moel liikuda saame.
selline väikene toetuskaardi lugemine kõigile huvilistele. Ja võid valida 3 kaardigrupi vahel. Esimene grupp, integratsioon. Integratsioon tähistab siis sellist sidumist ja taasühinemist, et see võib tähistada siis erinevate inimgruppide kokkusaamist, ka erinevate inimeste kokkusaamist, aga võib tähistada ka kokkulõimumist omaenda hingega ja võimalik, et ka enda kaksikleegiga kokkulõimumise teekonna sõnumid võivad siit tulla huvitavalt läbi, ma tunnen. Siis teine portaal on väeportaal. Kui sa tunned, et sinu sees on nii palju imelist, mida sa tahad jagada, aga sa võib-olla ei ole näinud või tajunud, mismoodi seda teha või kuidas oma väge kasutada nii, et see oleks ka teistele arusaadav ja mõistetav ja vastuvõetav ja sellest oleks kõige suurem abi ja kasu nii sulle kui kõigile. Võib-olla oled tundnud, et sul on väga tugevad tunded ja sind huvitab, et kuhu need tunded siis sind suunavad, et mida su elusaatus selle kõrgemas plaanis tahab sulle esitleda või missugusesse häälestusse ennast tuua, et nii sina kui sind ümbritsevad saaksid sellest suvest kõige kõrgema juhatuse ja kõige kõrgema stardi edasiseks eluks. Ja 3. grupp on neutraalsuse grupp. Neutraalsus, seda portaali või selle portaali kaudu võib saada huvitavat infot. See inimene, kes tunneb, et ta on väga palju olnud kas hinnangulisuses või kardab teiste hinnanguid, selline võib-olla üle kritiseerimine või enda vigade üleslugemine või kellegi teiste vigade otsimine on olnud selline väga tugev teema, et tahaks tulla rohkem lihtsusesse ja kergusesse ja vabasse hingamisse, et ei oleks liiga palju neid arvamuse kütkeid ümberringi, mis võivad tunduda, et hoiavad justkui mingil tasandil kas puuris või eemal oma tõelisest rõõmust ja õnnest. Ja lähemegi kohe esimese kaardi lugemise juurde. Minu tegevuste kohta leiate stellashakti.com. Tere, armas esimese grupi valija, sina valisid selle integratsiooni portaali ja integratsioon, nagu ma ütlesin, tähistab siis sellist seondamist ja taasühinemist. See võib tähistada siis taasühinemist omaenda hingega, enda kõrgema olemusega, aga ka kellegi teisega, võib-olla ka sinu kaksikleegiga kokkulõimumine või ka üleüldse kogu universumiga kokkulõimumine, sest tegelikult kaksikleegi teekond ongi tingimusteta armastusse tõusmine ja oskus võtta kõik vastu kui terviklikkuse osad. Et esimese grupi ülesanne sellel suvel on julgelt luua, et ei ole vaja oodata, et millal asjad lähevad paremaks või millal need õiged nii-öelda tunnustused tulevad väljapoolt, vaid vaadata enda sisse, et kas ma olen olnud äkki liiga leebe mingites kohtades, et ma olen teinud head nägu, kus ma tegelikult tahaksin rohkem väljendada enda tõde ja jagada ausalt, mida ma kogen, mida ma tunnen, et ma saaksin elada tõesti selles hetkes siin ja kohal. Võib-olla on jäänud südamele mingisugused teemad minevikust, lapsepõlvest, mis on hoidnud nagu valukeha kuidagiviisi aktiivsena. Ja selleks, et mitte nende valudega tegeleda, siis oleme harjunud kas endast põgenema või näitama kuidagi teistele, et kõik on hästi, aga tegelikult on enda sees olnud selline ussitamise tunne, et natuke nagu pahameel või vastuseis või segadus või hirmukogemus. Ja selles kohas kõige parem, mida me saame teha, on õppida välja tulema nendest ebakõlalistest mustritest enda sees, ületama hirmusilla, et seal, kus on olnud hirm ja ärevus, et mis siis saab, kui ma ennast tõeliselt avan, mida ma olen kogenud, mida ma olen tundnud.
et siis elu ütleb, et aga keskendu sellele soovitud tulemusele, mida sa tahad, jaga seda, kuidas sa soovid, et asjad oleksid, et võimalik, et siin on mingisugused nagu mingid tunded olnud peidetud, et sa oled tundnud, et sa vajad midagi ja sa oled kuidagi üritanud siis nagu neid kogemusi esile kutsuda, mitte otseselt küsides, vaid kuidagi ääri-veeri niimoodi vaikselt vihjates mingitele teemadele. Aga elu tahab sulle tuua kogemuse ja mäletamise, et sa oled siin planeedil, et tuua valgust. Et see, kui sa hästi ausalt ja selgelt väljendad, mida sa koged ja mida sa vajad, siis sellega sa lood ühenduse algallikaga. Ja väljendades enda kõrgeimat tõde, saab tulla kõikide eludesse valgus ja armastus kohale. Et siin ei ole vaja mitte ennast alla suruda, vaid tunnistada, et see, mida ma kogen, on jumalik. Ja kui on sellised rasked probleemsed kohad, siis läbi vaimsete praktikate, läbi hingamistehnikate, läbi meditatsioonide on meil võimalik läbi lõdvestuda nendest vanadest stressikihtidest. Et praegu aitab sind väga selline teadlik rahunemise ja teadlik kannatlik iseenda tõe tunnistamine. Ja hea, kui sa leiad enda sees selguse selle kohta, mida sa päriselt tahad. Et elu ütleb, et nüüd sellel suvel on sul võimalik tõesti oma see ego mina kokku sulatada tagasi oma kõrgema olemusega, nagu see integratsioonikaartki siin ütles, et sinu jaoks on võimalik tõeliselt õnnelikud lahendused ja tõeliselt õnnelikud võimalikkused. Aga selleks, et seda võimalikkust endas avada, on vaja tunnistada, et need tunded, mida sa oled tundnud ja mida sa ei ole tahtnud näidata või tunda või isegi endale tunnistada, et ka need on olnud jumalikud märguanded millegi kohta, mida võib-olla enda elus selgemalt ümber seada ja otsustada ja valida. Et praegu elu ütleb sulle niimoodi, et see suvi tahab sulle tuua tõeliselt kõrge sageduse äratundmise enda sees. Et sa mitte lihtsalt ei unista armastusest, vaid sa oled armastuse kehastus. Et sa mitte lihtsalt ei mõtle valgusest ja rõõmust kui millestki, mida sa tahad saada, vaid sa lubad endal läbi nende tunnete läbi tunnetamise tagasi lõdvestuda sellesse enda tõelisesse valguse olemusesse. Et selle kõige eesmärk on see, et tunnistades kõike kui jumalikku enda elus, elu toob sulle palju kingitusi. Ja kui sul on praegu partner, siis su partner väga ootab seda, et sa tunnetaksid temaga üks olemist, et sa võtaksid tal tõesti käest kinni ja et sa tunnetaksid, et olete südames üks. Ja ta väga loodab ja soovib, et sa ei eraldaks ennast nii palju, vaid sa jagaksid ja lubaksid endal kõik need kohad, kus sa oled ennast alla surunud ja ennast kuidagi väiksemaks teinud või oma tundeid tähtsusetuks pidanud, et sa kõigest nendest kohtadest julgeksid rahulikult rääkida ja sellises südamlikus jagamises üheskoos need kohad tervendada. Et praegu elu ütleb, et see partnerlus, mis su elus on, et see on turvaline, et sul on turvaline jagada, mida sa koged, et sa oled vastu võetud kõigega nii, nagu sa oled. Et ei ole vaja karta, et oi, kui ma nüüd räägin sellest, kuidas ma ennast elus tundnud olen, et siis ta arvab, et ma olen kuidagi nõrk või saamatu või ikka veel selles kohas, et vastupidi, et selline enda avamine toob nii sinu kui teie jaoks väga ilusad uued algused. Ja mitte lihtsalt, et korraks on tore, vaid tõesti sellised algused, et te tõesti lootegi üheskoos väga maagilise uue reaalsuse. Et siin on tarvis julgeda välja sirutuda
ja südamest jagada. Ja kui sa tunned, et sa ei tea, kuidas seda jagamist teha või isegi ei tea, mis asja ma siin üldse peaksin rääkima, et ma tunnen küll, et nagu mingi barjäär on ees, et siis küsida endalt, et mis on need tunded, mida ma olen alla surunud, mida ma tegelikult tunnen või mida ma olen tahtnud eirata, et mis tundeid ma ei ole tahtnud endas vastu võtta. Et sinu hinge missioon avaldub mitte eraldumises ja selliselt nagu munga või nunnana omaette olemises, vaid sinu hinge missioon rullubki lahti läbi selle suhte, läbi suhte dünaamikate vastuvõtmise ja selleks, et sa saaksid aru, mis su elu ülesanne on sul vaja julgeda avaneda oma partnerile. Ja samuti see, kui sa avaned oma partnerile, siis sa hakkad nägema oma hingemissiooni sügavamalt, et siin on see hirmukene natukene nagu ees olnud, et mis siis saab, kui ma päriselt räägin, mis minuga tegelikult toimub. Aga sa võid ka paluda teha taotluse, öeldes oma partnerile, et tead, kui ma jagan sinuga südamest südamesse neid teemasid, et ma palun lihtsalt hoia mulle ruumi, et kas sa palun oleksid hinnangute vaba, et kui sa tunned, et ta võib minna kriitikasse või sa kardad seda sellepärast, et minevikus on inimesed läinud kriitikasse, isegi mitte see inimene, aga vanasti oli su elus palju sellist kriitilisust teiste poolt, et siis sa võid teha sellise palve, et ma soovin lihtsalt, et sa kuulaksid mind ära ja ma soovin tunda, et ma olen vastu võetud kõige sellega ja samuti ma tahan sind vastu võtta kõigega, kes sina oled. Et siin on tarvis sellist sügavat sisekaemust endasse tellida ja paluda ja see sügav sisekaemus aitab sul avada sinu sügava tunnetuse, see tunnete ja tundemaailmaga tuttavaks saamine aitab sul ka mõista, et sina ei ole su tunded, sa lihtsalt vaadleid neid energiaid, et sinu tõeline olemus ja sinu teadvuse olemus on lihtsalt vaatleja, aga selles terviklikkusesse jõudmises on vaja aru saada, et tunnete tundmine inimlikus tasandis on osa teekonnast ja paindlikkuse sõnum toob selle märguande, et alati ei pea vestlused minema täpselt nii, nagu sa oled ette planeerinud, et me ei saa kontrollida teiste inimeste reaktsioone, aga me saame usaldada, et läheb täpselt nii, nagu on kõige kõrgema plaani kohaselt ja võid ka enne sellist sügavamat vestlust võid siis mediteerida ja paluda, et algallikas juhataks sind kõige siiramasse ja kõige ausamasse eneseväljendusse. Et see, kui sa oled ise julge ja optimistlik ja võtad seda olukorda mängulisena ja proovid uusi kogemusi, siis sa näed, et sa oled väga oma kire ja oma tulega oled sa väga hästi vastu võetud ja need mustrid, kus vanasti võib-olla sinusse on suhtutud kuidagi üleolevalt või negatiivselt, et see tsükkel ongi nüüd sinu jaoks läbi saanud. Et see suvi tahabki sulle tuua arusaamise, et sa oled uus ja see, et sa oled see, kes sa oled, see ongi kõige toredam ja see on lahe ja see on vastu võetud ja sa oled armastatud nii, nagu sa oled. Et sinu ülesanne ongi olla hästi kirglik enda eneseväljenduses ja sa võid julgelt oma vanad stressid ja pinged kas välja jagada, välja tantsida, joonistada, välja hingata, et elu toob sulle palju imelisi kingitusi sellel teekonnal ja soovitus on, et tee ka ise kingitusi. Ja üks väga ilus kingitus ongi enda südame avamine oma kaaslasele ja ma arvan, et kõik inimesed nii tohutult hindavad seda, kes vähegi on tervemõistuslikud, et me hindame seda, kui meie kaaslane, meie kallim, meie sõber tuleb ja jagab
seda, kuidas ta tegelikult ennast tunneb, et see loob hästi suure ühendatuse tunde jälle, et võib-olla see eraldatus, mida sa oled tundnud ja selline üksi olemine ongi selleks vajalik olnud, et sa oled seda aspekti lihtsalt õppinud, mitte et sa tegid valesti, vaid sa õppisid eraldatust, et sa nüüd saad läbi sellise jagamise ja läbi rõõmsa enese avamise aru saada, et näed, midagi ei läinudki valesti, et ma sain nüüd lihtsalt kogemuse võrra rikkamaks. Et selline südamesse tulek ja südame tõe jagamine toob sulle endale ka väga palju, et mida rohkem sa jagad teistega enda rõõmu, enda elutarkust ja enda elukogemusi, siis sa näed, et sulle ka jagatakse. Et jagad, annad hea meelega, antakse ka sulle hea meelega ja see aitab su hingel tulla taas tõeliselt suurde vabadusse, et sa tunned ennast jällegi tasakaalukana, et võib-olla see varasem tasakaalutuse tunne oligi siin sellest, et sa arvasid, et sa pead lihtsalt kuidagi teisi vastu võtma nii, nagu nad on, aga sinu mõlemad tiivad kannavad sind tasakaalus, kui sa saad aru, et see teekond ei ole lihtsalt selles, et sa aktsepteerid teisi ja oled teiste suhtes kaastundlik, vaid et sa lased ka teistel enda südant näha ja oma südames toimuvat näha. See annab sulle väga suure jõu ja hingeline vabadus on üks minu arust kõige ilusamaid kogemusi, mida me saame elus üldse kogeda. See ongi vanade karmade ületamine ja see ongi tõelisest õndsusesse jõudmine. Vaatame, mis on su partneri sõnum sulle ka praegu. Uued algused, uued imelised algused ootavad meid. Võta uued algused vastu ja luba oma unistustel täies väes ellu jõuda. Ja ma tunnen, et selle ilusa sõnumiga ongi praegu esimesele grupile sõnumid toodud ja ma soovin sulle kogu südamest imelist suve. Oled teretulnud kogema ka suvise pööripäeva internetiseminari, kui sa tahad enda uutele algustele anda uut väge ja jõudu ja enda kire ja südamega rohkem kooskõlla tulla, siis oled teretulnud seda seminari kogema. Ole õnnistatud! Ma joon natuke mahla. Ja läheme grupi number 2 lugemise juurde. Tere, armas grupp number 2. Sina valisid väeportaali selleks suve kingituseks ja nagu ma sissejuhatuses ütlesin, mida ma tunnen, et see teise grupi lugemine võib olla siis seotud sellega, kuidas sa enda väge kasutad, et sa tunneksid, et sa väestad enda elu ja enda kogemusega nii ennast kui ka teisi. Me võime vaadata, et mis on see kitsaskoht siin olnud, et miks sa oled ennast väetina tundnud või mis siin on juhtunud. Et võib-olla sa oled tundnud, et sa jagad väga palju, aga teised nagu ei anna sulle nii palju asemele või vastu ja sa tunned, et olukord on tasakaalust väljas olnud ja siis sa mõtled, et äkki ma ise ka ei peaks siis nii palju jagama. Et sellised igapäevaelulised olukorrad on sinus tekitanud tunde, et sa muudkui tegutsed, sa muudkui liigud, aga oled tundnud, et ma ei tea, äkki ma olen vastuvoolu, et kui ei ole sellist voolamist olnud, nagu ma oleksin tahtnud, et kohe ei ole sellist voolamist tekkinud, siis vaatame, mida elu sulle tahab öelda. Elu tahab sulle öelda seda,
et kõik, kuidas sa oled panustanud, sulle tuleb, sinu ellu tuleb see kuhjaga tagasi, lihtsalt ole kannatlik, et võib-olla sa oled oodanud neid nii-öelda universumilt vastusaamisi või seda tasakaalu panust kuidagi samal kujul, nagu sa annad, aga elu ütleb sulle, et sulle antakse võib-olla teistel tasanditel. Et sa annad ühel tasandil, aga see, mida sa vastu saad, on teisel tasandil, kuidagi hoopis kõrgemal tasandil. Et see, mida sa oled harjunud nii-öelda nagu võrdne, et kui ma annan sulle õuna, siis sina anna mulle pirni, aga võib-olla elu ütleb, et sina annad õuna, aga sellest sõidutatakse sind hoopiski reisile või ühesõnaga mingisugused hoopis teistsugused tasandite energiavahetused on siin toimumas. Ja sulle on võib-olla tundunud see, et see on kuidagi selline sind alavääristav või et ei ole nagu see, mida sa oled soovinud, siis elu ütleb, et taotle enda jumaliku potentsiaali tulekut ja nägemist olukordi jumalikkuse aspektist kõrgemalt tasandilt. Et tunneta ja taju, et kõik sinu elus on harmoonias. Et see, kuidas sulle antakse, ei pea olema selline, nagu sina seda annad, vaid vahetevahel võib olla ka see, et näiteks kui sa kellelegi andeks annad, siis mõnes mõttes sa nagu teed teene iseendale ja sa teed teene enda tuleviku minale, et sa tulevikus ei kannataks. Ja võib-olla see ei tähenda seda, et see inimene tuleb ja kuidagi siis teistmoodi käitub, vaid see tähendab seda, et sina saad kingituseks kogemuse, kus sa ei lase ennast häirida nii palju teiste inimeste nii-öelda vigadel või puudustel, vaid sa saad kingituseks sellise segamatu õnnistuste voo oleku, kus need madalama sageduslikud energiad ei tule sind enam nii palju kollitama ja segama, vaid sa oledki kõrgemal tasandil. Mis siit veel tahab tulla sõnumina? Et see, miks elu sulle samal tasandil selliselt ei ole vastu andnud nii-öelda, on sellepärast, et sa tuleksid välja sellest vanast mustrist ja võimalik, et see ongi mingisugune karmaline protsess olnud, kus näiteks su esivanemad on hästi palju elanud selles, et ma annan seda, siis sina annad mulle seda, ma teen seda, siis ma saan palka. Et võib-olla sa oled väga palju teinud heategevust, väga palju panustanud mingil sellisel moel, kus sa oled tundnud, et sa soovid, et sinusse samamoodi panustataks. Aga see on sind hoidnud hirmu tasandil, aga mis siis saab, kui mul ei tule nii palju tagasi? Et mina näiteks aitan seda inimest, aga miks mind niimoodi ei aidata? Et siis elu ütleb, et see on selle jaoks, et sa õpiksid juhtima mitte ootuses tagasi saada, vaid et sa õpiksid nägema, miks asjad peavad nii olema. Et teisisõnu sind õpetatakse aktsepteerima, et asjad ei pea niimoodi olema, nagu meie mõistus alati tahab, vaid kui me teeme südame järgi kogemusi, anname südame järgi, panustame ja nii-öelda nagu külvame valguse seemneid, siis need seemned, mida sa külvad, ei pea sulle tulema viljadena selles kehastuseski. Võimalik, et need viljad võivad sulle tulla ka järgmises kehastuses. Võib-olla need viljad tulevad sinu lastele, sinu järeltulevatele põlvedele, tulevad kogu inimkonnale, võib-olla kõikidele lastele, kes siia planeedile kehastuvad. Et soovitus on, et võta kergelt seda kogemust, et tea, et see, kui sa südamest panustad, see ei jää nii-öelda autasuta. See ei jää universumi poolt kuidagi märkamata, see ei jää
nägemata, see ei jää tasakaalustamata. Et võimalik, et kui sa oled siin oma partnerlussuhtes tundnud, et sa muudkui panustad oma partnerisse ja kaaslasesse ja tema nagu lihtsalt kuidagi ajab mingit oma asja ja ei tule nagu samamoodi kõigega alati kaasa, nagu sina oled soovinud, siis on soovitus sulle, et ümbritse see teema violetse leegiga, et ära kaota oma väge ootuses vastu saada, sest selle ootusega sa kaotad justkui selle mõnusa voo ära, et ole sina see kiirgav, särav algallika valguse maaletooja ikka. Et need ootused ja eeldused lihtsalt puhasta ära, et sa ootad ja eeldad, et nii, mina nüüd tegin nii ja nüüd võiks tema nii teha, et alistu sellele voole, et see suveenergia tahab sulle tuua arusaamise, et selleks, et saaksid uued tsüklid alata, ongi vaja vanal lasta minna ja üks suur õppetund ülestõusmisteekonnal ongi ootustest lahti laskmine, et ma ei tegutse mitte selle tulemuse nimel, vaid ma panustan sellepärast, et mul on kõige õigem tunne sellega. Et see on selline erinev voog, erinev suund, väga huvitav info, see on minu jaoks ka täitsa uus info, mis praegu läbi tuleb, et väga ilus universumi juhatus. Ja soovitus on sulle, et kui sa tajud, et on selline keeruline oma väesse jääda ja ikka selleks armastavaks ja kaastundlikuks jääda, isegi kui teised seda veel ei oska või veel alles õpivad või harjutavad, siis kutsu roosa ametüsti energia enda ümber, enda südame ümber. Et sa ei lase sellel hirmu klombil ennast tagasi tõmmata. Et näed, tema veel ei paku mulle niisugust head tunnet või tema ei oska mulle ruumi hoida või tema ei oska mind kuulata või tema ei ole veel seal kohas, siis selle nagu enda armastuse võimet takistamise asemel, mida tekitab ego, hoia oma süda ikkagi avatuna. Ja see aitab hoida su hingetähe tšakra avatuna, et sa ei kaota jumalikku juhatust. Et see ongi ego, mis ütleb, et nii, mina olen nüüd, ma ei tea, mitu aastat siin juba panustanud või ma olen siin juba selles suhtes, ma ei tea, 10 aastat siin olnud see kannatlik, et kaua võib. Siis on lihtne nagu sinna ego pusasse minna, aga sinu teekond ongi eriline, et sinu vägi seisnebki sinu erilisuses, et sa teedki asju omal moel, et sa oled ikka see, kes sa oled. Et sa ikka jagad, et sa ikka väestad, et sa ikka usud, et sa ikka oled kaastundlik, isegi siis, kui näed, et teised eksivad 5 korda, 50 korda, 500 korda, et sa ei lase sellest enda valgust varjutada. Ma loodan, et see sõnum on arusaadav. Et oma väes elada ongi kõiksuse väes elamine ja huvitav on see, ma olen mitmeid videosid siin vaadanud inimestega, intervjuud, kes on olnud nii-öelda siis kliinilises surmas, mingi õnnetuse tagajärjel siis haiglas ja koomaseisundis. Ja need inimesed on jaganud, et mida nad tundsid ja kogesid, kui nad sinna hinge kodu poole liikuma hakkasid ja väga paljude inimeste kogemus on sarnane, et nad said tunda seda jumalikku armastust, seda kõiksuse lõpmatut armastust, kust me tuleme. Ja miks nad tulid siia planeedile tagasi? Selleks, et armastada nii, nagu armastus armastab meid. Et nad said selle tunde, mida tähendab tõeline tingimusteta lõpmatu armastus. Ja
seda hingekoju minemist me teeme ühel hetkel nagunii, seda ei ole vaja kuidagi kiirendada või sellele mõelda, et ma tahaks juba minna, et seda ei ole vaja niimoodi esile kutsuda, et see, miks me siin planeetil oleme, ongi see, et me õpime armastama nii, nagu algallikas armastab. Tingimusteta ja lõpmatu kiirgamine, et see sinu vägi avaldub parimal moel kõikide jaoks, kui sa jääd oma armastamise võimele truuks, sa jääd kaastundlikuks, sa jääd kohale, ka siis, kui keegi läheb täielikult oma egosse, läheb oma hirmudesse või ajab mingit totaalselt plära suust välja, et siis sa ei otsi nagu seda põhjust, miks enda süda nüüd kinni panna ja selg keerata ja külmaks ja jäigaks ja solvunuks muutuda, vaid sa pöördud oma tähelepanuga enda südamesse ja küsid vastuseid, kuidas ma saan praegu parimal moel jääda ikkagi avatud südamega. Et selline väga suur meisterlikkusesse tulemine on sinu selle suve teema ja väga suur, ma tunnen, et taipamiste teema, sest et elu ütleb, et see voog, mis sul on olnud, ei ole olnud kogemata või keegi on midagi valesti teinud, vaid sellepärast ongi nii-öelda need takistused inimeste eludesse tulnud või kogemused, et sina saaksid valida selle täieliku tingimusteta armastuse väes kohal olemise. See on sinu supervägi, see on sinu superpower, on sinu armastamise jõud. Sest armastus on kõige tugevam jõud. Ei ole midagi, mida tõeline armastus ei suudaks tervendada või korrastada. Ja kui sa tunned, et sul on selline mõistuse südame pidev dilemma, et sa tunned, et on selline eraldatus, et mõistus räägib ühte, süda räägib teist, siis üks küsimus, mida sa võid endale esitada, et mida ma teeksin siis, kui ma julgeksin armastada, vaatamata kõigele. Mida ma teeksin siis, kui ma armastan täielikult ja tingimusteta? Võib-olla on varasemalt elu sulle õpetanud, et ei ole vaja ikka kõiki nagu nii-öelda aidata või tervendada või kuidagi lasta endaga halvasti käituda, et keegi ütles midagi halvasti, tal oli halb tuju, et siis on vaja asjad pakkida, minema minna. Et sinu ülesanne on olla kannatlik. Selles suves on sul vaja olla kannatlik. See ei ole see koht, et on vaja minema joosta ja kõik ja aidaa, vaid sul on vaja tuua rohkem armastust sellesse olukorda, et kui sa näed, et keegi on armastusest ja südamlikkusest ja kaastundlikkusest kaugele läinud, siis ujutada veel rohkem see situatsioon armastusega üle ja see annab sulle sinu superväe ja see toob sulle meeletu rahu, sest selles kogemuses sa näed, kuidas kõik asjad hakkavad iseeneslikult laabuma. Et see ei ole allaandmise suvi, vaid see on armastusele truuks jäämise suvi ja vahetevahel võivad need ego jutud olla nii kõva häälega ja niivõrd, kuidas ma ütlen, nii jõulised, et joo. Et siis mida ma soovitan, et tantsi, jaluta, liigu, et iga kord, kui sa tunned, et see hirmu hääl hakkab võtma üle kuidagi võimust, pane oma kehas energiat rohkem liikuma, tee hingamisharjutusi, kui sa vajad, võta endale aega omaette olemiseks, kus sa saad lihtsalt ka raputada, hingata, joonistada, tantsida välja need tunded, need hirmutunded. Et see suvi ütleb, et sa tõused praegu täielikku rahusse, et see ei ole nii, et nüüd jääbki sihuke raputamine su elus aktiivseks, vaid õiglus ehk armastus võidab. Kallis grupp number 2, see on väga selge sõnum sulle, et armastus võidab. Kõik konfliktsituatsioonid on võimalik lahendada läbi selle, et sa õpid jääma kaastundesse. Selleks
kui mingid ülesanded tulevadki su ellu nii-öelda nagu vaimsed testid, siis lihtsalt pea see endal meeles ja kui sa näed kiile ka kuskil lendama, siis meenuta, et kiil on sulle meenutuseks, et kõik su elus laheneb. Võid ka kanda kaasas endaga ahaati näiteks, et oma hirmu tasanditele mitte enam jõudu anda, sest sa tõused hirmu tasanditelt südame tasandile täielikult, aga see kasvamine sellesse kogemusse võib tunduda, et on raputav, aga see rahu tuleb, see tasakaal tuleb, õnnistused tulevad ja ärkamine tuleb kõikidele osapooltele. Et siin ei ole vaja midagi katki tõmmata, midagi ära lõhkuda, siin on vaja jääda lihtsalt rahulikuks, nii palju, kui sa vähegi suudad ja kui ei suuda, siis usaldad, et siis on vaja võtta aega endale, et stressid ja pinged iseseisvalt vabastada, et taas suuta olla keskmes ja kohal, sest kohalolu ongi armastus, sa oled lihtsalt kohal, sa oskad hoida armastavat ruumi ja iga kord, kui sa seda armastavat ruumi hoiad ja suudad jääda võimalikult rahulikuks ja avatuks, siis sa saad järjest rohkem enda väge endale tagasi, nii et selline suur sõnum julgustusega, et sa oled see sellel suvel, kes toob harmoonia tagasi teie suhtesse siia planeedile ja tänu sellele sa koged väga-väga palju õnnelikke avardumisi, võimalik, et sa saad väga palju inspiratsiooni sellel teekonnal ja sellest inspiratsioonist lähtudes sa saad midagi luua inimeste jaoks, mis võib sulle hakata tooma sisse ka väga palju rahaküllust ja väge energeetiliselt, et sa saaksid tulevikus veel rohkem inimesi aidata või mingil moel selle planeedi eluolu edendada. Sellised sõnumid, kallis grupp number 2. Loodan, et sellest oli abi. Aitäh, kallid vipid, teile toetuse eest. Kui on huvi, tulge kogema ka suvise pööripäeva internetiseminari, seal on ka siis suvine suur armastuse jumalanna Iisise horoskoop kõikidele soovijaile ja ka suvise pööripäeva meditatsioon. Õnnistused kõigile! Ja läheme 3. grupi juurde, on natuke mahla. Tere, armas grupp number 3. Sina valisid selle kauni kuldsetes toonides neutraalsuse portaali ja selle portaali läbi tervenemise tulla sellest hinnangute maailmast rohkem lihtsalt rahusse ja stabiilsusesse enda sees. Et neutraalsus on oskus jääda kõrvaltvaatajaks ja oskus vaadelda olukordi jumalikkuse silmade läbi kõrgemalt tasandilt. Ja selle vastand või siis ütleme selle varjutaja saab olla see, kui me peame mingit olukorda õigeks või valeks, ilus, kole, tohib, ei tohi, igasugune duaalsustesse laskumine eraldab meid sellest terviklikkuse kogemusest. Meie tõeline olemus ongi terviklikkus, nii et kui sa tahad tunda ennast tõesti sisemises rahus ja stabiilsuses, siis selline oskus valida neutraalsus, see ei juhtu niisama üleöö, kui meid on terve elu treenitud koolisüsteemis olema kriitiline, hinnanguline, otsima vigu, otsima, mida peab parandama ja nii edasi, siis on loomulik, et neutraalsuse kogemus ei pruugi meile tulla niimoodi hopsti lihtsalt sülle kukkuda, vaid seda vaja tagasi treenida, et nii nagu me treenisime ennast kunagi olema need vigade otsijad ja parandajad ja
tervendajad, et siis samamoodi meil on vaja õppida nii-öelda seda oskust ka, et ei pea kogu aeg sellises energias olema. See, mis sind on hoidnud neutraalsusest eemal, on olnud tahtmine, et kõikidel oleks kogu aeg hästi. Et selline soov, et kõik oleksid õnnelikud, on väga tore soov ja selles ei ole midagi halba ja see on täiesti loomulik ja see on väga ilus, et avatud südamega inimene soovib, et kõik kogeksid, kõik oleks hästi. Aga me ei saa survestada ja kontrollida teiste inimeste reaktsioone. Me ei saa muuta nende valikuid, kuidas nad valivad olukordadele reageerida ja kas nad on ärkvel, kas nad on täie mõistuse juures, kas nad on üleüldse teadvel olekus enda elu elamisel või nad on sellises automaatses lihtsalt kuidagi äraelamises. Ja see võib meie ellu tuua palju kannatusi, kui me näeme, et väga paljud kannatavad, väga paljudel on raske või su perekonnas keegi kannatab, siis on lihtne hakata muretsema ja lihtne hakata võtma osapooli, et miks see inimene pidi nii tegema või miks see organisatsioon pidi nii tegema, et minna sinna draamamängudesse on väga lihtne, kui me soovime kedagi kaitsta. Aga elu ütleb niimoodi, et kõige parem, mida me saame teha, soovime muidugi head kõigile, on see, et me esiteks maandame ennast, et me maandame enda kõrgema olemuse, enda kõrgema mina olemuse ehk armastava mina usaldusse. Maandus on usaldus. Ma usaldan, et kõik on praegu täpselt nii, nagu olema peab. Ilma usalduseta on meil väga lihtne kaasa minna selle looga, et midagi on valesti, midagi on halvasti, midagi on vaja kohe hakata siin tegutsema või kuidagi midagi muutma. Ja see suvi tahab sulle tuua vabanemise nendest lõpmatutest meelemängudest. Et sinu mõistus ja süda tunneksid ennast jälle õnnelikuna, et sul oleks energiat ja aega nautida enda elu. Sest et me võime muidugi aidata, me võime muidugi osaleda igasuguste olukordade edendamises, parandamises, ilusamaks, paremaks, suurepärasemaks muutmises. Aga kui me selle juures kaotame naudingu enda elu suhtes ja läheme nii-öelda sellesse mureenergiasse või pahameele energiasse liiga kauaks, me võime seda teha, aga kui me lähme sinna liiga kauaks, siis meie sisemise mehe energia ei loo maagilisel moel lahendusi selle kõrgeimal tasandil. Ma loodan, et see on arusaadav sõnum. Kordan selle lihtsamalt öeldes niimoodi. Üks viis on liikuda kaasa draamadega, osaleda ja üritada olukordi parandada. Teine viis on juurduda usaldusse, et see olukord on praegu täpselt nii, nagu olema peab, selleks, et mina läbi enda hingetarkuse saan kanaldada kõige kõrgema info, kuidas käituda, mil moel olla või kuidas mitte siis ainult selle väikese situatsiooniga tegeleda, vaid kuidas kõik sellised sarnased probleemid siin planeedil me saame ületada. Näiteks, et kui on näiteks niimoodi, et laps käib lasteaias ja lasteaia kasvatajaga on probleem, siis on lihtne minna hinnangusse ja hakata kritiseerima seda kasvatajat ja kogu seda lasteaiasüsteemi ja mõelda, et nii ma pean selle lapse sealt ära võtma ja panema ta teise lasteaeda. See on üks viis ja seda sa võid ka teha, kui see on tunne, et see on õige. Aga teine viis, kuidas sa saad olukordi edendada, on see, et sa ankurdud enda südamesse ja küsid, miks see on minu energia väljas, miks see on minu teadvuse ruumis. Ja siis sa näed hoopis sügavamalt,
et see teema ei ole mitte ainult lasteaiasüsteemiga, vaid näiteks üleüldse sotsiaalsüsteemiga terves riigis on mingisugune kala. Ja kui sa seda teadvustad, siis sul tuleb näiteks väga hea mõte, kuidas sa saad midagi korraldada, mingisuguse kogemuse luua või aidata jõuda õigel infol õigete inimesteni, selleks, et saab muudetud kogu see suurem süsteem, et tegemist ei olnud lihtsalt selle lasteaiakasvatajaga, vaid et sa ei lähe sinna seda telliskivi kallale sinna müüris, mis müür on laotud, vaid sa saad kogu selle seinaga tegeleda, mis on näiteks ette ehitatud tervemõistuslikkusele. Et selline neutraalsusesse tulek kingib sulle väga suurte unistuste täitumise, võimalik, et sa avastad oma hinge kõrgema missiooni, et sa näed olukordi kõrgemalt ja tänu sellele sa saad visionärina, visiooni toojana, kanaldajana, võime ka öelda, et sul tuleb lihtsalt mingi suurepärane idee, mis on jumalikult juhatatud, sest sa ei läinud sinna väiksesse draamasse, vaid sa nägid selle suurema süsteemi nii-öelda lõtku koha läbi. Tänu sellele võimalik, et sa lood mingi täiesti uue süsteemi, no hästi lihtsalt öeldes võib-olla lood mingi eralasteaia, kus on hoopis teistmoodi asjad käivad või mingid teised süsteemid. Et see, mis sind praegusel hetkel käivitab sellesse kõrgemasse olemusse tõusmise, on sinu väga suured emotsioonid. Ehk siis see suvi võib sulle tuua väga palju nii-öelda just neid teemasid, et tahaks nii kaasa lõõmata, tahaks nii kohe minna põlema selles teemas. Aga kui sa saad aru, et need tunded ei ole sulle antud mitte selleks, et sa läheksid ja kõrvetaksid seda ühte telliskivi või mõrandaksid, vaid selleks, et sa sooviksid enda sees näha seda kõrgemat lahendust, kõrgemat visiooni, kõrgemat tarkust tuua sellesse teemasse, siis sulle antakse universumi poolt mingisugune väga võimas sinu hingega kooskõlas olev juhatus, mida teostades sa võid tunda, et vot nüüd ma tõusen oma tõelisesse väesse. Et see kogemus, mida ma kogesin, see sündmus, mis mu elus oli, see oli käivitaja, see oli aktivatsioon, see oli minu jaoks käivitus, et ma tõuseksin tõesti oma hinge kõrgemasse energiasse. Ja soovitus siin ongi siis, et mitte minna draama energiasse. Et kui sa tunned, et mingi suhtlemine on ebaterve, ei ole tervislikes mustrites, siis mäleta seda, et sul on alati võimalik paar sammu tagasi astuda. Sa ei pea minema nii-öelda sama tasandi võitlusesse, keegi ütleb halvasti, siis ma ütlen ka halvasti. See ei ole see energia, vaid selle asemel elu ütleb, et mine sügavamale enda sisse ja vaata, miks sellised olukorrad või sellised situatsioonid su ellu on tulnud, võib-olla need on lausa sellised korduvad mustrid olnud, sest et see käivitab sinus mingisuguse ülemeelelise, väga võimsa mõistmise, et sulle tuleb tõeliselt võimas taipamine, sulle tuleb taipamine, et sa saad aidata ennast ja sa saad aidata ka teisi ja sa tuled välja mingisugusest vanast mustrist. Võib-olla seal mustris oled olnud terve elu või ka mitmeid elusid, et sa tuled ütleme otse siis valgustatuse energiasse, sa tuled kogemusse, kus sa näed armastuse silmadega, sa näed põhjusi, sa näed võimalikke tagajärgi ja sa oskad valgustada ka teisi.
ja sellel teekonnal, kui sa asud nüüd seda oma hinge missiooni tegema, mida see suvi sind suunab tegema, siis sellel teekonnal hakkab elu sind toetama täiesti uues külluses, täiesti uuel moel. Ja selle võti kõige juures oligi siis see, et ma usaldan, et see, mis praegu toimub minu elus, on täpselt nii, nagu olema peab. Ma võtan selle täielikult vastu, ma ei hakka elule vastu, ma võtan elu vastu nii, nagu see on. Ja ma vaatan, kuhu see teekond mind suunab. Ja see suunamine tuleb väga tugev, et väga tugevad emotsioonid suunavad sind valima seda neutraalsust. Läbi neutraalsuse saad taibata, mis on su kõrgem elumissioon ja sa tuled täitsa uude elutsüklisse, täiesti uude kogemusse. Aga ole sellel teekonnal kannatlik, et need protsessid võivad võtta aega, et see ei ole selline ühe öö toimuv protsess, et plaks ja valmis, et siin on vaja pühenduda enda hingele truuks jäämisele. Ja võimalik, et siin on vaja ka võib-olla mõnel inimesel lausa abielu või kihlumine, et mingil tasandil on vaja pühenduda millele iganes või kellele iganes sa tunned, et sinu hing kutsub sind täielikult anduma. Ja see võib olla ka näiteks kaksikleegi suhtes see, et su kaksikleeg käivitab sind nii palju, trigerdab sind nii paljudes teemades, nii paljudes kohtades, et sa tunned, et tahaks minema joosta, aga elu ütleb, et vaata, kui sa ära ei jookse, jääd endale truuks, jääd kannatlikuks, sa ei pea laskma endaga halvasti käituda, aga sa jääd endale truuks, enda südamele, vastavalt nii, nagu süda ütleb, nii sa teed. Et mitte siis osapooli võttes, ütleme nii, mitte vastandleeri minnes partnerluses, vaid et me oleme üks meeskond. Ma vaatlen seda olukorda, mis meie elus on. Ma vaatlen seda sellest seisukohast, et me oleme üks meeskond. Me oleme ühel eesmärgil siin. Ma ei hakka teda kritiseerima, ma ei hakka teda halvustama, vaid ma vaatan, kuhu see energia mind praegu suunab. Mida õppima, mida kogema, mida looma, mida õpetama, missugust visiooni vastu võtma ja tooma. Ja selles kogemuses siis sinu selline ülivõime, mis saab lihvitud ja tervendatud, on sinu südamega ühendus. Kuulad enda südant, siis su kõrgemad võimed avanevad ja sa saad täielikult kokku lõimuda algallikaga, sa oled algallika kehastus, sa oled Jumala kehastus maa peal, jumalikkuse, jumalanna energia väljendus siin maa peal. Ja see käivitus, mis on nii-öelda ebamugavused, mis sul suvel üles tulevad, on selleks, et sa tuleksid rohkem veel oma südamesse ja endasse kohale ja siis sa võid ka näha, et iga asi, mis su elus sündis, oli vajalik selleks, et sa ärkaksid oma kõrgemale olemusele täielikult üles. Et usalda protsessi, usalda seda voogu, usalda seda, et vahel on need kohad, kus me ei tea, mida teha, väga head kohad, sest need suunavad meid tundma huvi, aga mida siis algallikast meist tegelikult tahab, mida armastus tahab, mida meil on vaja siin kehastada või kuidas olla. Nii et selline elumissiooni leidmine ja tabamine ja taipamine võib siin suuresti ees oodata. Suur aitäh sulle kuulamast, vaatamast, kommenteerimast, laikimast. Loodan, et saitsid enda jaoks üht-teist kasulikku. Soovin sulle imelist, maagilist suve. Oled teretulnud kogema ka suvisese pööripäeva internetiseminari. Mina siit kohalt tänan, õnnistused ja kõike head sulle. Olge neutraalsed. See on ilus ja see on jumalik ja see toob väga palju kingitusi.